Need on tõelised kaadrid, mida sa praegu näed, Briti mereväe poolt avaldatud. Ühendkuningriik avas Moskva vastu uue survefrondi. Pärast seda, kui Briti sõjaväelased sisenesid, vallutasid ja võtsid kontrolli naftatankeri Smirtus üle, mida peetakse osaks varilaevastikust, mida Venemaa kasutab sanktsioonide vältimiseks ja sõjakassa täitmiseks. Operatsioon toimus La Manche'i väinas 2026. aasta 14. juuni varahommikul ning sel esmaspäeval 2026. aasta 15. juunil mõjub see karmi sõnumina. Nafta, mis toidab Vladimir Putinit, ei liigu enam sama vabalt lääne silme all. Kopterite, Royal Marinesi komandode, riikliku kuritegevuse ameti agentide, sõjalaevade ja õhutoega Ühendkuningriik viis läbi esimese Londoni juhitud operatsiooni sellise sanktsioneeritud naftatankeri vastu alates Ukraina sõja algusest. Laev vedas üle 100 000 tonni Vene toornaftat, sõitis Kameruni lipu all ja sellele tehti umbes 6 tundi kestnud operatsioon. Moskva jaoks oli see hoop rahakotile, Kiievi jaoks oli see poliitiline ja majanduslik võit. Ülejäänud Euroopa jaoks oli see hoiatus, et sõda käib ka merel naftatankerite, võltsitud dokumentide, vahetatud lippude ja rahapesuks kasutatavate marsruutide kaudu. Mis oli selle naftatankeri taga? Miks otsustas London tegutseda? Miks just nüüd? Kuidas see arest suurendab survet Putinile? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja konkreetne sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Briti valitsus kinnitas, et Smirtusile lähenesid Royal Marinesi komandod ja spetsiaalselt välja õpetatud rahvusliku kuritegevuse ameti agendid. Operatsioonile andsid toetust Chinooki, Merlini, MQ-4 ja Wildcati helikopterid, lisaks B-8 lennuk kuninglikust õhuväest ning laevad HMS Sutherland ja HMS Ledbury. See ei olnud lihtsalt rutiinne kontroll. See oli sõjalise jõu, luure ja sanktsioonide rakendamisega planeeritud operatsioon struktuuri vastu, mis Londoni sõnul aitab toetada Venemaa sõjamasinat Ukrainas. Laev hoiti kontrolli all pärast selle kinnipidamist ja viidi Inglismaa lõunaranniku ankrualale, kus seda hakati jälgima keskkonnaohu ja turvalisuse kaalutlustel. Meeskond, kuhu kuulus 25 eri rahvusest inimest, ei osutanud vastupanu, nagu teatasid Briti meediaväljaanded. See näitab samuti, et operatsioon viidi läbi olukorra täieliku kontrolli all. Britid saabusid, sisenesid, võtsid laeva kontrolli alla ja avasid tee lasti, dokumentide, marsruudi ning seotuse uurimiseks Vene naftaskeemiga. Peamine seletus peitub rahas. Venemaa kasutab niinimetatud varilaevastikku, et transportida naftat isegi rahvusvaheliste sanktsioonide all. See võrgustik ühendab vanu laevu, kahtlaseid kindlustusi, mugavuslippe, erinevates jurisdiktsioonides asuvaid ettevõtteid ja marsruute, mis on loodud kontrolli raskendamiseks. Eesmärk on lihtne, müüa naftat, saada raha ja jätkata sõja rahastamist Ukraina vastu. Starmer väitis, et see operatsioon oli veel üks löök Venemaa ja nende vastu, kes aitavad rahastada sõda Ukrainas. London tahtis näidata, et nad ei kuuluta välja ainult sanktsioone paberil, vaid panevad sõjaväelased liikuma, et reeglid ka merel kehtiksid. Kaitseminister Dan Jarvis rõhutas samuti, et Venemaa sõltub sellest varilaevastikust, et rahastada konflikti. Kiites osalejate oskusi ja julgust, nimetas Jarvis operatsiooni otseseks surveks Venemaa sõjakassale. Just Seal saab naftatankeri hõivamine suurema tähenduse. Sihtmärk polnud ainult laev. Sihtmärk oli süsteem, mis võimaldab Moskval jätkata nafta müümist isegi pärast järjestikuseid sanktsioonivoore. Operatsioon toimus rahvusvahelistes vetes, nagu Briti valitsus teatas, ning seda esitleti kui tegevust, mis on kooskõlas nii riikliku kui ka rahvusvahelise õigusega. See detail on oluline, sest Moskva kipub selliseid algatusi provokatsiooniks nimetama. London püüdis selle lünga algusest peale sulgeda, väites, et selleks toiminguks oli olemas seaduslik alus ja et sellise tegevuse luba oli juba märtsis antud. See tähendab, et Ühendkuningriik oli juba ettevalmistusi teinud, et minna sõnadelt tegudele.
Ukraina president Volodymyr Zelenski tänas Ühendkuningriiki naftatankeri kinnipidamise eest ja kutsus Euroopat üles veelgi kaugemale minema. Kiievi jaoks ei piisa ainult laevade kinnipidamisest. Ukraina soovib, et kaubad konfiskeeritaks, et nafta ei tooks enam tulu Moskvasse ning et Venemaa meretranspordi võrgustik kaotaks oma etteaimatavuse. Zelenski mõistab, et iga seisma jäänud naftabarrel tähendab vähem raha rakettideks, droonideks, laskemoonaks, kütuseks ja logistikaks Ukraina linnade vastu. Vene reaktsioon oli ähvardava tooniga. Vene senaator Dmitri Rogozin soovitas, et Vene naftatankerid võiksid tulevikus hõivamise korral olla lõksudega varustatud. Avaldus näitab Moskva ärrituse taset. Kui jutt käib varilaevastikust, teab Kreml, et probleem on nii rahaline kui ka strateegiline. Nafta on üks alustest, mis toetab Venemaa vastupanu sanktsioonidele. Kui seda marsruuti hakatakse sõjajõuga blokeerima, tõuseb sõja hind. Briti meedia tõi samuti esile, et teised varilaevastikuga seotud laevad muutsid pärast operatsiooni La Manche'is oma marsruuti. Laeva kinnipidamine ei mõjutanud ainult kinnipeetud laeva. See muutis ka teiste operaatorite käitumist, kes hakkasid vältima suurema järelevalvega alasid. Nii muutubki operatsioon sõnumiks. Üks laev hõivatud, mitu laeva taanduvad ja Moskva mõistab, et meri on nende skeemi jaoks muutunud vähem turvaliseks. Juhtum paljastab ka Venemaa strateegia nõrkuse, peita naftat nõrkade lippude taha. Laev sõitis Kameruni lipu all, kuid teated viitavad sellele, et see eemaldati Kameruni registrist, mis muudaks laeva olukorra veelgi haavatavamaks. See on varilaevastiku üks tunnuseid, lipu vahetamine, marsruudi muutmine, läbipaistmatute ettevõtete kasutamine ja ametivõimude segadusse ajamine. Aga kui kontroll muutub tõhusamaks, hakkab seaduslik välimus lagunema. Naftatankeri hõivamine toimus samal ajal, kui Ukraina intensiivistas rünnakuid tööstusrajatiste vastu Venemaal. 14. juuni varahommikul tabasid Ukraina droonid selliseid rajatisi nagu Azoti keemiatehas Novomoskovskis, Tuula piirkonnas. Samuti teatati rünnakutest kütuselaahoonete ja rajatiste vastu Venemaa aladel. Loogika on sarnane Briti tegevusele merel. Kui droonid tabavad selliseid rajatisi, püüab Ukraina murda Venemaa tööstusliku rutiini seest poolt. See ei ole ainult sümboolne rünnak. See on katse katkestada tooraine varustust, tekitada lisakulusid, aeglustada tootmist ja sundida Moskvat kulutama rohkem oma territooriumi kaitsmiseks. Rõbinskis, Jaroslavli piirkonnas teatati samuti rünnakutest kütusega seotud rajatiste vastu. See linn asub umbes 700 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, mis toob esile veel ühe probleemi Moskva jaoks. Sõda ei piirdu enam ainult rindega. Ukraina on näidanud võimet tabada sügaval asuvaid rajatisi, eriti neid, mis on seotud nafta, raudteede, ladude ja tööstustootmisega. Suurbritannia asetub samuti juhtpositsioonile teiste Euroopa riikide ees. Operatsioon viidi läbi koostöös Prantsusmaaga ja see tugevdab suundumust võtta karmimaid meetmeid laevade suhtes, keda kahtlustatakse Moskva abistamises. Varem piirdusid paljud lääneriikide vastused vaid avalduste, sanktsioonipakettide ja kõnedega. Nüüd tekitab pilt komandodest, kes laskuvad Vene naftatankerile La Manche'i väinas hoopis teistsuguse mõju. Sõnum on Venemaa propagandale visuaalne ja jõhker. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.